Selle raamatu pealkiri on Unejutud mässumeelsetele tüdrukutele ja see raamat on teine osa. Sellel raamatul on ka esimene osa. Siin raamatus on 200 inspireerivat lugu mässumeelsetest tüdrukutest. See raamat käib tähestiku järgi. Siin raamatus on väga ägedaid lugusid enesekindlatest tüdrukutest, mis inspireerib tüdrukuid ja poisse üle kogu maailma. Siin on väga palju erinevalt ametitelt inimesi ning nad kõik on olnud väga tähtsad maailma ajaloos. Osad inimesed selles raamatus töötasid koos. Osad on lauljad, kirjanikud, muusikud ja heliloojad. Siin on ka väga võimsaid tüdrukuid, kes on väga enesekindlad. Igas inimese minibiograafias on väikene ütlemine, mis see inimene ütleb. Mul on palju lemmikuid selles raamatus, aga see on üks minu lemmikuid. See lugu räägib väiksest tüdrukust nimega Audrey, kes sõi tulbisibulaid. Mitte selle jaoks, et tal oleks need väga meeldinud, aga tegelikult ta oli lihtsalt väga näljane. Mulle meeldis ka see lugu. See räägib ühest tüdrukust, kes sai 6-aastaselt kuningannaks ja ta päris troonib pärast isa surma. Ja selle tüdruku nimi oli Kristiina. Aga tegelikult ei tahtnud ta üldse kuninganna olla. Mulle meeldib ka see lugu. See lugu räägib ühest tüdrukust, kes kukkus puu otsast alla ja murdis mõlemad randmed. Tal pandi käed sõrmeotstest küünarvareni 3 kuuks kipsi. Kui kips ära võeti, oli tema luu täielikult paranenud. Igatahes see lugu räägib golfimängijast.
see lugu räägib postiljonist. Ja see lugu räägib ühest meditsiiniõest ning selle tüdruku nimi oli Mary ja talle meeldis väga oma nukke ravida. Tema ema valdas iidset Aafrika ravimtaimede kunsti, millega ta ravis kodulinnas Kingstonis Jamaikal paljusid haigusi. Mary oli ainult 12-aastane, kui ta oli juba emale seejuures suureks abiks. See lugu räägib ühest hirmus andekast matemaatikust. Alguses pannud tüdruk üldse matemaatikast huvitatud, kuni ta vend ühel päeval küsis, kas sa tead, kuidas liita kokku kõik numbrist 1-st 100-ni? Vend selgitas talle, et sellele küsimusele on 2 lahendust. Üks neist oli pikk ja igav, teine aga lühike ja lihtne, mille avastas matemaatik Carl Friedrich Gauss, kui ta alles algkoolis käis. Ta võttis kõik numbrid ja liitis need paaride kaupa kokku. Esimene ja viimane, teine ja veel viimane ja nii edasi. Ta nägi, et 1 + 100 võrdub 101, 2 + 99, 101, 3 + 98, 101 ja nii edasi. Nii järeldus ta, et kõikide nende numbrite summa on 50 korda 101, mis on 5050. Lihtne. Ja sellel hetkel sai Mary matemaatika pisiku külge. See lugu räägib kvantfüüsikast ja baleriinist. Kõik ütlesid talle, sa pead valima kas teadus või kunst, füüsika või ballett. See lugu räägib mustadest mambadest ehk metsavahtidest. Nad olid loodud 2007 Lõuna-Aafrikas. See lugu räägib ühest tüdrukust, kes tahtis 6-aastaselt teha ainult ühte asja. Hundiratast. Kui ta suremaks sai, siis sai ta hirmus andekaks võimlejaks, et Rumeenia riigi juht hakkas isegi muretsema, et jää naise kõrval varju. Seetõttu otsustas ta, et Nadia ei või enam välismaal esinemas käia ning tohib edaspidi riigist lahkuda ainult võistluste jaoks. Aga Nadia ei tahtnud niimoodi ning otsustas põgeneda ja ühel hommikul kõndis ta 6 tundi mööda tihedat metsa ja ületas jalgsi Ungari piiri. Sealt liikus ta Ameerika Ühendriikidesse ja palus põgenikuna varjupaika. Ameerikas lõi Nadia pere ja ehitas üles oma äri. Talle meeldis väga võimlemine ja pühendus sellele, et edendada seda spordiala just nii, nagu tema ise seda tahtis. Vaba naisena. See räägib ühest naisest, kes päästis lahingus oma venna. Ja ta oli põliselanik ning indiaanlane. Nofretete oli pikka aega tagasi valitses iidses Egiptuses müstiline kuninganna ning tema nimi oli Nofretete ja tema nimi tähendas ilus naine on sündinud, aga ei andnud ühtegi vihjet selle kohta, kus ta tegelikult pärit on. Nofretete oli mõistatuslik ja vääkas naine.
elas kord tüdruk nimega Borgna, kes läks koos klassikaaslastega mägikonimisretkele. Kui nad Lõuna-Indias asuva roki juurde jõudsid, vaatas Borgna suure kivirahnu poole, mida mööda ta pidi üles ronima. Borgna arvas, et ta ei saa sellega ealeski hakkama. Lõpuks sai Borgnast noorim mägironija, kes üldse Mount Everesti tippu ronis. Tema oli revolutsionäär ning ta avas kooli, kus koolitati väidetavalt kehalise kasvatuse õpetajaid, aga tegelikult õpetati seal revolutsionääre. Teda hoiatati, et valitsuse ametnikud võtavad kinni, kuid ta otsustas siiski mitte põgeneda. Ta ütles, ma olen valmis oma eesmärgi nimel surema. Ta tapeti, aga temast sai riiklik kangelane ja naiste iseseisvuse sümbol nii Hiinas kui ka mujal maailmas. Selle naise nimi on Rosalind Franklin ja ta avastas ilusaladuse. Ta oli väga andekas keemik. Rosalind uuris DNA-d. See on molekul, mis kannab endas informatsiooni, mis ütleb meie kehale, kuidas areneda ja toimida. Nüüdseks me teame, et DNA on topelttehelise kujuga. See näeb välja nagu keertusredel. Ühele Rosalindi meeskonnakaaslasele, teadlasel nimega Maurice Wilkins ei meeldinud Rosalind ja ta tahtis seetõttu selle foto ilma Rosalindile ütlemata kahele teadlasele, kes uurisid samuti DNA-d. Kui need kaks, James Watson ja Francis Crick, seda pilti nägid, siis jäid nad sõnatuks. Nad lõid foto NR51 põhjal DNA 3D mudeli. Hiljem said nad füsioloogia ja Nobeli meditsiiniauhinna. Rosalind tegi tähtsaid avastusi selle kohta, kuidas viirused levitavad põletikku. Selle töö ja panuse pärast DNA avastamisse peetakse teda nüüd üheks tähtsamaks 20. sajandi teadlaseks. Kord läks üks noor naine isa juurde, et talle põnevat uudist teatada. Isa, ma panin ennast tuletõrjujaks kirja, ütles ta. Isa oli sõnatu. Mis asja? Hüüdis ta. Kas sul on aru peas? See on nii ohtlik ja pole naistele üldse sobilik töö. Aga tüdruk nii ei arvanud. Ning oma karjääriga päästis ta paljusid inimesi. Selle naise nimi on Serafina ning ta omas ühte kohvikut. Tema abikaasa oli kuritegelik ning oli ühes meeskonnas, mida nimetati maffiaks. Nad mõtlesid välja õelaid plaane. Serafina lihtsalt istus ja kuulas kõike pealt. Kuid lõpuks tekitas maffia väga paljusid probleeme ning Serafina mõistis, et ta oleks pidanud midagi tegema. Elas kord tüdruk nimega Simon, kes ei saanud aru, miks peetakse sõda.
Miks üks riik tahab teist rünnata, küsis ta. Ta ütles, tema kuulus ütlemine oli: Euroopa saatus ja vaba maailma tulevik on täielikult meie kätes. See naine päästis ühe noormehe elu. Tema oli kuulus tennisist ja tema loosung oli: ma alustasin karjääri oma elutoast, kui isa viskas mulle palli ja ma lõin selle talle tagasi. Ma hävitasin noorena nii mõnegi mööblijupi. Elas kord tüdruk, kes leiutas kallistamise masina. Tema nimi oli Temple ning ta ei rääkinud ühtegi sõna, enne kui sai 3,5-aastaseks. Õnneks mõistsid tema vanemad, et tüdruk vajab veidi abi ning viisid ta logopeedi juurde. Templi ema nägi, et tütar on teistsugune, kuid alles palju hiljem sai ta aru, et ta on tegelikult autist. Temple oli loomateaduse professor ja tema loosung oli: kõige tähtsam asi, mida inimesed minu heaks lapsena tegid, oli see, et nad lasid mul uusi asju kogeda. See räägib naisskautidest ning nende loosung oli: te suudate saavutada palju enamat. Tema oli spioon ning tema loosung oli: lõppude lõpuks on mu kael minu enda oma. Kui ma olen valmis laskma kellelgi seda 2 korra keerata, siis on see täielikult minu enda valik. Elas kord üks lapsehoidja, kes oli suurepärane fotograaf, aga mitte keegi ei teadnud, et ta pilte tegi. Ta kõndis Chicago tänavatel ringi koos lastega, keda ta hoidis ja tegi pilte inimestest nende igapäevatuste juures. Tema nimi oli Vivian ja ta ei näidanud oma fotosid mitte kellelegi. Ta tegi elu jooksul rohkem kui 100 000 fotot ja samas mitte keegi ei teadnud, et ta oli fotograaf. Vaatamata sellele, et Vivian ei olnud kunagi fotograafiat õppinud, õnnestus tal fotode jäädvustada sõjajärgse Ameerika tänavaelu kunstnikule omase otsekohesuse ja siirsusega. Inimese ponšikud söömas, toidupoes ostlemas, muuseumis ringi jalutamas, teel arestimajja suudlemas, ajalehti müümas ja kingi puhastamas. Ta kasutas rollrefleksi kaamerat, mille ta riputas kaela ja hoidis rinnal, et säilitada side inimesega, kellest ta pilti tegi. Enamik tema kõige meeldejäävatest piltidest kujutavadki inimesi, kes vaatavad talle otsa. Vivian hoidis kõiki negatiive ja fotosid ühes jõgitud laos. 2 aastat pärast tema surma selgus, et keegi polnud lao üüri maksnud, pandi kogu selle ruumi sisu müüki. Viviani fotoarhiiv müüdi oksjonil 3 fotokollektsionäärile,
kellel polnud esialgu aimugi, millise aarde nad olid avastanud. Tema oli aktivist ning tema loosung oli: ma tundsin, et ainult tähed on meie poolel.